No nii, et mis siis vahepeal saanud on? Jätsin auto parandusse. Vajalik jupp peaks tulema nüüd sel nädalal. Maksis see 200 eurot, see tuli sulas ära maksta. Jätsin auto parandustöökoja ette ja hakkasin siis kõndima sealt nagu nii-öelda ranna poole. Ja siis minna oli umbes 2+ kilomeetrit mööda maantee äärt, ei olnud lõbus. Tuuker surus kõik oma 4 käppa põhimõtteliselt maasse ja ta lihtsalt lohises mul järele. Tal on mõned päevad, kus ta ei taha kõndida ja mõned päevad, kus ta kõnnib mingi 15 kilomeetrit ära ja ei ole nagu küsimustki. Et ma arvan, et seal ongi nagu see, et kas tal on võimalust ringi nuuskida ja uudistada või see on see, et lihtsalt come on, lähme nüüd, on ju. Et vana koer ei ole ka loll. Oleks talle näidatud seal mingisugust kassi või teist isast koera, siis ta oleks kohe ellu ärganud. Et aeg-ajalt ma ikka vaatan, et ta on nagu simulant, et justkui kohe sureb ära, et ei jõua enam liikuda, ei tule enam kuskile edasi. Ja siis tuleb mingisugune sama sugu koer või kass ja siis ta on nagu kutsikas. Kohe eluvaim tuleb tagasi. Ühesõnaga see 2+ kilomeetrit tulemist oli väga vaevarikas. Ja siis ma sain aru, et ma tegelikult, kui ma jätan auto sinna, sõita ma ei julge selle autoga antud hetkel, sest tagumine rehv lihtsalt nagu liigub all. Et kui auto oli üles tõstetud ja mehaanik surus käe vastu rehvi, siis oli näha, et ta lihtsalt loperdab. Et sellise sõidukiga mina nagu sõita ei julge, mul on elu armas. Ja nähes tuukri vaimustust matka vastu mööda maantee äärt, siis ma sain aru, et sellest ei tule midagi välja, et ma hakkan iga päev 4 kilomeetrit edasi-tagasi kõndima, et päeval oleks rannas, loeks raamatut, chilliks ja siis õhtul läheks autosse magama. Et koer lihtsalt ei ole nõus seda vahemaad nagu kõndima. Ja siis ma hakkasin vaatama, et kuhu ma saan ööbimise. Bookingu kaudu ma midagi ei saanud, mis oleks minu hinnaklassis olnud. Üritasin veel niiviisi, et läksin hostlisse ise kohale, et äkki ikkagi saab rääkida läbi, et võtab koera ka. Et sest tuuker on nii, ta tõesti ei sega mitte kedagi. Ta peaaegu, et ei haugu, ta ei kuse, ei situ valesse kohta, ta magab palju, kui talle selleks võimalus antakse ja ta on siuke lebokoer. Aga ei õnnestunud. Seal üldse see hostel, mille ma välja valisin, seal see inimene, esiteks ta ei rääkinud eriti inglise keelt või põhimõtteliselt nagu 90% ei rääkinud. Aga koerte vastu ta oli nagu täielikult, et jah, nii läks. Ja siis ma vaatasin Airbnb-d ja siis ma leidsin ühe korteri, kus mul nüüd on üks tuba. Maksin 8 päeva eest natuke üle 200 euro. Ma arvan, et see on täiesti okei. Korterit ma jagan 2 noormehega. Üks siis vist, ma ei tea, omab seda korterit või haldab seda Airbnb asja ja teine on siis, ma ei tea, kas sõber või vend või semu või kes iganes. Igatahes üürija oli ise ära ja tema sõber siis lasi mind sisse ja läks ise tööle, et töötab kusagil läheduses kohvikus. Selle korteri juures on tegelikult kohe ka Aldi ja veel mingisugused toidupoed, mis on suurepärane, et ma ei pea minema tagasi auto juurde, vaid ma saan siit samast võtta poest mingisugust sööki, mida siis siin köögis kokata. See on nii tore, et siin on köök. Autoparandusest veel seda, et nüüd jõuab see jupp millalgi ja siis nad teevad seal midagi. Teoreetiliselt peaksin ma auto saama kätte 14. veebruaril. Tänu sellele mul on ka booking kuni 14. Nädalavahetusel nad ei tööta ja kõik kokku peaks minema maksma see autoparandus koos selle vidinaga alla 500 euro. Et kas nii ka läheb, ma ei tea, sellepärast, et see mees, see firma omanik, ta ei vaadanud mul auto alla, ta vaatas lihtsalt pilte. Võib-olla mehaanikule need pildid nagu ütlesid kõik ja ta sai aru, mis seis on ja millega tegu, et tal ei olnudki vaja nii-öelda auto alla füüsiliselt ronida. Et ma mõtlen, et sealt võib tulla veel mingisuguseid üllatusi ja tegelikult lõpparve võib tulla kõrgem. Aga praegu on hästi, nii et tuleb 8 päeva siukest leboelu, et käib rannas ja loeb raamatuid ja kõnnib ja kirjutab videosid kokku. Mul on veel, ma arvan, et oma 10 video varasemast, mis ootab kokku sättimist ja üleslaadimist. Ütlesin, ma otsustasin ka selle ära, et kui ma auto kätte saan, siis algab minu kodutee.
Koju on sõita circa 4400 kilomeetrit, aga ma arvan, et tegelikult tuleb nagunii ikkagi rohkem, kuna ma on ju teen mingeid sissepõikeid ja otsin ööbimiskohti. Et siis ma elan ja toimetan ainult autos, et enam ma kuskile ööbima raha eest siis kindlasti ei lähe. Kojusõit läheb läbi sisemaa, nii et ma võtan sellest veekogu nägemisest praegu, mis veel võtta annab. Siin ka ilmad lähevad nüüd ära jahedamaks. Ma vaatasin nagu nädala prognoosi, et näidatakse, et homme-ülehomme peaks isegi natuke vihma tulema ja temperatuur ka nagu langeb, et enam ei ole +18, vaid siin oli maksimum 15. Noh, mis on ikkagi väga hea, on ju. Et nii on. Et aitüma, et vaatad ja kaasa elad ja loodame siis, et kõik läheb hästi, et kindlasti ka koduteel saab olema põnev, kuna ma sõidan ikkagi läbi ilusate kohtadel, läbi toredate linnade. Nii et kindlasti on midagi, mida jäädvustada ja midagi, mida jagada. Lihtsalt mõned kohad, mida ma oleks tahtnud rannikul veel külastada või kuhu oleks tahtnud maismaal nagu eraldi sisse põigata, näiteks Smurfi külla või linnakesse, mis on siis Linnakülani siniste majadega, et see jääb nüüd ära ja siis et ma ei lähe ka sinna päris Portugali piirini välja, vaid et siin, kus ma praegu olen, siit ei ole tegelikult palju enam piirini nagu jäänud, ma ei tea, kas mingi 300 või midagi sihukest ja ongi Portugal. Aga nüüd selle eest on midagi avastada ka järgmine kord ja tagasi tulla, et ma arvan, et Hispaania on nii mitmekülgne maa, et siin autoga ringi sõites võib neid trippe teha ikka mitmeid, enne kui nagu villand saab. Nii et ma arvan, et mul tegelikult vedas, ma jäin siin ise, kui ma nägin, mis seal autol toimub, siis ma tegelikult jäin ise ka mõtlema, et ju siis kuskil õla peal ikka see kaitseingel on, sest kui see neetud ratas oleks alt tulnud või see läbi roostetanud koht oleks järgi andnud, näiteks siis, kui ma olin kuskil mägisemal teel, kus ei ole võimalik kuskile maha keerata, kus on ainult otse edasi ja päris pikalt otse edasi, kas üles või alla. Kui seal oleks see näiteks juhtunud, et ma ei kujuta ette, kuidas siis asi oleks lahenenud. Et tegelikult mida iganes, aga vedas ja vedas nagu hullu pööra, et see viga tuli just natuke aega enne seda, kui ma nägin seda linna, kus ma praegu olen, et ma siit sain tegelikult ka abi. See oli küll keerukas, sest tuli käia on ju mitmes ikkagi viiest kohast tuli läbi käia, 5 remonditöökojast enne kui nagu nii-öelda asja sai. Et tegelikult asjaks läks juba teises, aga kuna ei olnud kindel, sest mina lahkusin sealt töökojast nii, et nad hakkasid varuosa otsima ja ei olnud üldse kindel, kas nad selle saavad, siis ma mõtlesin, et ma vaatan veel nagu sellel ajal, kui nemad otsivad, siis mina otsin ka mingeid lahendusi, mitte lihtsalt ei seisa seal ukse taga. Et jah, ja siis, kui ma sõitsin siit linnast sinna viimasesse kohta, sinna oli mingi 4-5 kilomeetrit, sõitsin hästi aeglaselt tee peal, hoidsin nii, mis ta siis on, paremasse äärde, kui vähegi sai, ohukad olid peal, ühel hetkel oli mul muidugi politsei kõrval. Sõitis jupp aega kõrval, ma ei saanud aru, mis ta nagu, alguses sõitis nagu taga, et ei sõitnud nagu mööda ka, on ju, ja siis ma sain aru, et nad ei pannud mingeid vilkureid ega midagi. Ja siis ma pidasin kinni ja siis nad pidasid ka otse minu kõrval kinni ja siis ma ütlesin, et ma lähen mehaaniku juurde ja siis neil rohkem juttu ei olnud ja lasti mul minna. Liikluses inimesed olid hästi mõistlikud, et kuskil kuna siin oli omajagu ka neid ringe, siis ringide peal ma võtsin uhukad välja, et nad saaks nagu aru, kuhu ma keeran ja kuhu ma lähen, aga siis enne ja pärast olid kohe peale ja tõesti nii paremale ja aeglaselt, ma ei tea, ma vist sõitsin mingi 30-40-ga. Et peale seda, kui ma nägin, mis seal auto all mul nagu toimub, mul hakkas ikka päris õudne. Ja see, kui nagu füüsiliselt ratas nagu liigub, et kindlasti oleks seda kõike saanud ära hoida, kindlasti ma oleks pidanud täiendavalt vaatama auto alla, enne kui ma siia tripile tulin, aga ma olin nii kindel, et autoga on kõik hästi. Mul on siiamaani täielik müstika, et kuidas nagu vähem kui aastaga saab tekkida selline olukord. Et eks vigadest õpitakse ja mõned vead on päris kallid, aga ma ise mõtlen, et
see mainevara ei olegi nii oluline, et praegu mul on hea tunne lihtsalt elus olla, lihtsalt ühes tükis olla, sest oleks võinud minna hoopis teisiti. Teine variant oli see, mis mul käis ka läbi pea, et kui ma pean minema koer näpu otsas läbi Euroopa tagasi, vot see oleks olnud ka huvitav kogemus, ma ei tea, bussidega või lennukitega või ma isegi ei kujuta seda ette, sest ma ei ole kusagil suures linnas, kus on lihtsalt nii, et hüppa mingi rahvusvahelise kas lennuliini või bussiliini peale ja lihtsalt kütta sõita, on ju. Lisaks on alati probleem see, et kuhu seda koera lubatakse, et väga paljudes kohtades lihtsalt ei lubata koera, noh, bussid, lennukid on ju, osades lennukites on ka niiviisi, et see pagasiruum, mis seal on, seal ei ole ventilatsiooni. Ja tänu sellele koera ei saa sinna panna, on ju, et kui õhku ei ole, siis mis teha. Ja minu koer kaalub pea 17 kilo, nii et teda ei lasta ka salongi, või talle kindlasti seal meeldiks. Aga jah, et praegu ma olen tegelikult õnnelik ja rahul, sest ma olen juba nii palju näinud ja nii palju kogenud ja antud õnnetus on minu silmis siiski õnnelik õnnetus. Et ma loodan olla tagasi Eestis 25. veebruaril või umbes kuskil seal. Ja siis võibki nagu öelda, et trip on kestnud 1 kuu ja ligemale 1 nädal. Noh, see paar päeva siia-sinna võib veel muidugi muutuda, aga vähemasti see on siuke algne plaan, et vaatame, kuidas nüüd siis läheb. Esialgu ma loodan, et see remonditöökoja arve tuleb selline, nagu nad ütlesid, et sealt ei keevitata veel mingisuguseid 100 eurosid otsa. Et siis oleks nagu keeruline mul koju minna. Küll ma midagi välja mõtleks, kust ja mida, kuidas saab, sest praegu on siiski lisakulu, millega ma üldse arvestanud ei ole, on circa 700 eurot. Et see on siis minu praegune hostel, või mitte hostel, vaid see Airbnb ja autoparandus siis laias laastus. Et see on ikkagi väga suur summa minu jaoks. Ma olen õnnelik selle üle, et ma tegelikult varasemalt olin ainult 1 öö hotellis, et ma ei kasutanud neid lihtsalt, et tahaks täna ka kuskil mõnusas voodis olla võimalusi. Nii palju kui mingis mõttes on ju oleks võinud, sest oli ka ju soodsaid pakkumisi. Et praegu kõik see mis on säästetud ja kus on ennast võib-olla natukene piiratud, see nagu praegu aitab mul sellest jamast, kuhu ma ennast ise pannud olen. Ma loodan, et läbi saada. Aga aitäh, et vaatasid. Eks me näe, mis nüüd edasi juhtuma hakkab. Igatahes tulemus on veel väga palju videosid, sest ma olen palju filminud ja ma ei ole kõike kokku kirjutanud, kuna peale seda, kui ma nägin jaanuarikuu internetiarvet, mis lõppkokkuvõttes tuli umbes 50, siis ma nagu muutusin natukene tagasihoidlikumaks. Aga nüüd, kuna ma olen siin Airbnb's ja siin on wifi, siis ma saan kõik oma tegemata asjad niiviisi lõdvalt ära teha ja ega mul siin väga midagi teha ei ole, et ongi, et käid jalutad koera, sööd, magad, kassid ennast, loed, kirjutad videosid kokku, ma ei tea, surfad netis, on ju, et nüüd ma saan ka mingisuguseid YouTube'i kanaleid vaadata, mida ma ei ole see reisi jooksul üldse vaadanud ja keda ma olen muidu nagu järjepanu jälginud, et mis on ka minule tore. et ma arvan, et nüüd on nagu selle reisi siuke, et enne oli ka nagu puhkus, aga nüüd on nagu päriselt puhkus. Ja siis algab kodutöö ja koju jõudes algab tööelu uuesti pihta, et oma igapäevases elus ma olen käsitööline, ma valmistan ehteid, et kui lähete Facebooki, siis võite leida sellised lehed nagu Hõpõ, kus ma siis teen seto traditsioonilisi ehteid ja etnoehe, kus on siis muinasehteid, kus on minu omaloomingulisi ehteid, aga kus on ka kõike muud, mis ei ole minu tehtud. Ja lisaks minu sissetulek tuleb tegelikult ka sellest, et ma kirjutan kuus 1-2 artiklit Setomaa ajalehele, sealt just palju ei tule, aga natukene ikka. Midagi sellist, mis tasub mu näiteks internetiarve ja telefoniarve ja veel mõned väiksemad arved, mis on ikkagi vabakutselisel abiks. Ja aeg-ajalt ma sõidan ka Bolti, ma sõidan ka Tartus, siis olen toidukulleriks, aga ma reeglina teen seda aasta jooksul mingisugune loetud kuud. Enamasti siis, kui mul on mingisugune projekt, et mul on vaja millegi jaoks suuremat summat raha.
ja siis ma lihtsalt pingutan, et näiteks paar nädalat ma teengi nii, et mul on 10+ tundi päevad, et ma olen roolis Tartus liikluses pikalt-pikalt ja viin toitu kohale. Ja 7 päeva nädalas, ma enamasti teen seda kuidagi niiviisi tsüklite kaupa. Aga see ei ole minu igapäevane töö, et see nagu tõsiselt vastik töö, see on lihtsalt see, mida aeg-ajalt tuleb teha, kui rahaga keeruliseks läheb või kui on ruttu midagi vaja saada. Et nii on.